Ja tänase jutluse teema on 4 Baabiloni. Me vaatame ajaloost ka, kuidas see Baabilon alguse sai ja tegelikult kuidas see Baabilon on läbi ajalooniga edasi läinud. Nii et me praegu elame sündmustes, mis eelnevad Jeesuse Kristuse tagasitulekule. Me näeme neid märke. Ja me näeme neid nii praegustes poliitilistes sündmustes kui ka vaimulikes sündmustes. Ja neid märgid omakorda tegelikult kutsuvad meid üles. Valmistage. Valmistuge Kristuse tulekuks. Nii et meil on võimalus saada Jumala pitser igal ühel. Ja pitseri saavad need, kes valmistuvad selleks ja teevad Jumala tegusid ehk tema tahtmist. Ja me teame Piibli põhjal, et terve maailm muutub Baabiloniks. Ja Baabilon tähendab tõlkes segadust, mässu Jumala vastu. Ja see tungib nii kirikutesse ja riikidesse ja üksikisikutesse. Ja mida see Baabilon tegelikult tähendab? Ja Baabilonil on vaim. Ja see vaim, Baabiloni vaim tahabki seda kontrolli saada kõigi üle. Ja ka eriti nende üle, keda Jumal on valinud. Nii et Baabiloni eesmärk on sind kontrollida. Ja sellepärast ka maailmas pannakse tohutult kaameraid ja jälitusseadmeid praegu ülesse, et kontrollida inimesi ja saada nad, ütleme, omaniku valitsuse alla. Aga loeme algusest, kus see Baabilon siis alguse sai. 1. Mooses 10, 8-10. Ja Kuusile sündis Nimrod, kes oli esimene vägev mees maa peal. Tema oli vägev kütt Jehova ees. Seepärast öeldakse, vägev kütt Jehova ees nagu Nimrod. Ja tema kuningriigi alguseks oli Baabel, Erek, Akat ja Kalne Sinearimaal. Ja loeme ka järgmise teksti 1. Mooses 10, 11 peatükk 1-10. Kogu maailmas aga oli üks keel ja ühesugused sõnad ja sündis, kui nad hommikupoolt teele läksid, et nad Sinearimaal leidsid oru ja jäid sinna elama. Nad ütlesid üksteisele, tehkem nüüd telliskive ja põletagem neid hästi. Siis olid telliskivid neile ehituskiviks ja maapigi oli saviks. Ja nad ütlesid, tulge, ehitage menestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas, ja tehke menestele nimi, et meid ajuks üle kogu maailma. Aga Jehova tuli alla vaatama linna ja torni, mida inimlapsed ehitasid. Ja Jehova ütles, vaata, rahvas on üks ja neil kõigil on üks keel ja see on alles nende tegude algus. Nüüd ei ole neil võimatu ükski asi, mida nad kavatsevad teha. Mingem nüüd alla ja segagem seal nende keel, et nad üksteise keelt ei mõistaks. Ja Jehova pillutas nad sealt üle kogu maailma ja nad jätsid linna ehitamata. Seepärast pandi sellele nimeks Baabel, sest seal Jehova segas ära kogu maailma keele ja sealt pillutas Jehova nad üle kogu maailma. Need olid Seemi järeltulijad. Kui Seem oli 100 aastat vana, siis sündis temale Arpaksad 2 aastat pärast veeuputust. Nii et Piibel dokumenteerib siin ära selle alguse, kust Baabel alguse sai ja miks nad alustasid siis
Paabeli torni ehitamist. Mis eesmärk oli sellel tornil? Jah, et alles oli olnud veeuputus ja nad tahtsid ennast ise päästa. Nad hakkasid endale ise päästet ehitama. Ja täpselt sama inimkond on kogu aeg püüdnud endale päästet ise ehitada ja mitte Jumala peale loota. Ja siin ongi just see, et ehitage menestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas. Tehke menestele nimi. Vaata, see on see, et nad tahtsid endale nime teha. Mitte Jumala nime üles tõsta, aga siin oli just peidetud see enda nimi. Et me ei hajuks üle kogu maailma, eks ole. Ja märksõnad on siin linn ja torn. Ja kui me praegu vaatame linnasid, millised need linnad on ja millised tornid seal tavaliselt on? Kas või Eesti linnades tavaliselt see kiriku torn on seal kõige kõrgem. Aga läbi aegade ka kiriku eesmärk on olnud, et kontrollida inimesi. Torn ja linn. Ja siin oli Jumala nime varjus teha endale nime. Kui hakkad sellele mõtlema, kuidas praegune olukord on, kuidas püütakse tihti ka kirikutes endale nime teha Jumala varjus. Ja sellega püütakse üksteist siduda ja ka sundida. Ja kui me vaatame neid katedraale, mis on ka ehitatud kas või Euroopas, tohut suured ja võimsad, me ei leia piiblist mitte ühtegi sõnumit, et Jumal oleks käskinud sellised hooned ehitada, et kust need pärit on. Ja see eesmärk. Jumal lõi koguduse. Ja milles seisneb koguduse väärtus? Kas hoonetes? Inimestes. Iga inimene on väärtus omaette. Sellepärast on ainuke siin. Täpselt sinu sarnastele mitte kuskil. Ja sa oled Jumalale ainuke laps. Ja sellepärast Kristus on sind väärtustanud Golgatal oma verega. Ja sealt on pärit meie väärtus. Ainult sellest, et tema on meie eest oma elu andnud. Ja tegelikult see nii-öelda torni ehitamine ja enda päästmine on ju läbi ajaloo jätkunud kuni ka praegu sajani välja. Olete mõelnud sellele, miks Euroopa Liidu peahoone on ehitatud just niimoodi nagu see Paabeli torn, mis jäi pooleli. Ta on nagu pooleli ehitus ja sümboliseerib tegelikult Paabeli torni. Ja sinna ette isegi tehti metallist metsalise kuju. Kas see ei ole jällegi mess Jumala vastu, sest praegune Paabeli torn on seal ju sisustatud. Seal toimetatakse, aga eesmärk on see, et Euroopa jälle ühendada, kuna Piibel jällegi ütleb, et Euroopa ei ühine. Ja praegu juba räägitakse, et Euroopa Liit tuleb ära lõpetada. Ameeriklased andsid juba sellise soovituse. Aga see selleks. See on trots Jumalale vastu hakkamine. Ja nii nagu see kuju teises Paabelis tehti kullast, eks ole, ja jalad olid savist ja rauast, see tähendas, et nad ei ühine. Jumal ütles selle kaudu. Ja see Euroopa Liidu nii ühinemine on ka läinud praegusesse faasi. Kuid see torni tipp, mis Paabelis ehitati, sinna nad tegid kohe ebajumala kummardamise templi. Ja see algas Nimrodi ajal auahnetest plaanidest. Ja
ta püüdis asendada inimese kaasa sündinud omaduse kummardada Jumalat. Tegelikult see omadus on meil kaasa sündinud ja nüüd seal torni ehitamisega püüti asendada see soov ebajumalatega. Tähendab, asendab. Saatan ei võta ära, vaid ta asendab see millegi muuga. Ja apostli Pauluse kaudu on meile öeldud, et ebajumalaid ei ole olemas, vaid see on kurjade vaimude kummardamine. Ja kõik need ebajumala kujud, mis on tehtud ja kõik, mis on nende auks tehtud, see on kõik kurjade vaimude kummardamine. Aga see on sellisel peidetult kujul. Ja täpselt samuti need kujud, mis on kirikusse pantud ja mida kummardatakse, on see siis Neitsi Maria või mis iganes. Sellega kummardatakse kurja vaime. Nii et Nimrodi ära kasutates hakkas saatan võitlema Jumala vastu. Ja seda ta on teinud läbi ajaloo selle Paabeli kaudu. Ja lõpu ajal ta on saanud tegelikult kirikud oma valdusesse ja on hakanud kasutama just kirikuid ja saatan on ka siin maailmas loonud palju tegelikult kirikuid, mis on otseselt tema loodud. Konkurendiks tegelikult õigele Jumala teenistusele ja pühitsusele. Ja need tornid sirguvad endiselt. Ja see sisu on valitseda inimeste südametunnistuse üle. Nii et Jumal väga austab iga inimese südametunnistust, ta ei sunni kedagi. Aga kui kirik hakkab sundima õpetuse kellegile peale, siis on selgelt näha seda käekirja, kes seal taga on. Ja kui me mõtleme sellele, et meie oleme Jumala tempel ja Jumala vaim elab meie sees, siis kujuta ette, kui lähedale tuleb Jumal elama sinu südamesse, et elab oma vaimu läbi. Ta annab, nagu 1. Johannese kiri ütleb, et ta on osa oma vaimust andnud meie südamesse, eks ole. Ja ta ei valitse seal, selliselt ta sunnib. Aga ta ütleb, et nagu ilmutusraamat ütleb, et vaatama seisun ukse taga ja koputan. Tähendab, ta viisakas, ta koputab ja ta küsib, kas sa tahad või sa ei taha. Vali nüüd. Kas sa valid mind või valid kedagi teist, eks ole. Ja kui südametunnistusest rääkida, siis ma tean, eelmine paavst väljendas ennast selles suhtes väga selgelt. Ta ütles kohe, et me peame igasuguse jutu lõpetama südametunnistustest, sest kirik on teie südametunnistus. Ja kui me võtame arvesse seda, et katolik kirik on läbi ajaloo tapnud ja piinanud ja elusalt põletanud kuskil 50-60 miljonit inimest, siis millist südametunnistust ta meile ikkagi pakub? Nii et see on juba teise Baabiloni osa või kolmanda, aga vaatame teist Baabiloni. Teine Baabilon ja see kuningas oli Nebukadnetsar. Ja Nebukadnetsari ajal Jumal kuulutab prohvetlikult ette ja maailma ajaloo. Aga loeme vahepeal Danieli 4:21-27. Selle tähendus, kuningas, ja kõige kõrgema otsus, mis tabab mu isandat kuningat, on see. Sind aetakse ära inimeste hulgast ja sul on eluase väljaloomade juures. Sulle antakse rohtu süüa nagu härgadele ja sind kastetakse taeva kastega ja sinust käib üle 7 aega, kuni sa tunned, et kõige kõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle ja annab selle, kellele tahab.
ja et kästi puu juur alles jätta, see tähendab, su kuningriik jääb sinule niipea, kui sa mõistad, et taevas valitseb. Seepärast, oh kuningas, lase enesele meeldida mu nõu, vabasta ennast oma pattudest, õigluse läbi ja oma ülekohtu tegudest, alastades viletsate peale, et su õnn võiks kesta. Kõik see tabas kuningas Nebukadnetsarit. 12 kuu pärast, kui ta oli kõndimas Paabeli kuningliku palee katusel, kuningas hakkas rääkima ja ütles, eks see ole see suur Paabel, mille ma oma võimsa jõuga olen ehitanud kuninglikuks valitsuspaigaks ja oma väärikuse auks. Et Nebukadnetsar võtab selle au endale, mis kuulus Jumalale. Nii et hakkab austama ennast selle juures ja kuigi Jumal hoiatab teda ette, vaata, 1 aasta ja 12 kuu pärast, kui ta käis ja siis seal katusel oli näitas oma uhkust, siis Jumal alandas teda 7 aastaks ja ta sai, nii-öelda piibel ütleb, ta sai looma südamega. Loeme 30 ja 32 salmid ka. Sel samal silmapilgul sai see sõna tõeks Nebukadnetsari kohta ja ta aeti ära inimeste juurest. Ta sõi rohtu nagu härjad ja ta ihu kasteti taevakastmega, kuni ta juuksed kasvasid pikaks nagu kotkasuled ja ta küüned olid nagu linnuküüned. Aga pärast selle aja möödumist mina, Nebukadnetsar, tõstsin oma silmad taeva poole ja mulle tuli mõistus tagasi ja ma õnnistasin kõige kõrgemat, kiitsin ja ülistasin teda, kes elab igavesti, kelle valitsus on igavene valitsus ja kelle kuningriik püsib põlvest põlve. Kõiki, kes elavad maa peal, ei tule panna mikski ja tema talitab, nagu tahab. Nii hästi taevaväega kui maa elanikega. Ega ole seda, kes võiks lüüa tema käe peale ja öelda temale, mis sa teed. Nebukadnetsar unustas ära, et kuningatel on ka kuningas ja ta peab alluma kuningate kuningale, sest tema paneb ju tegelikult kuningat paika. Ja siin tuleb välja see ego. Aga miks oli just 7 aastat vaja, et ta oleks sellises olukorras, et ta meelt parandaks? Ei oska seda öelda, aga ju siis seda nii oli vaja, sest Jumal ütles talle selle isegi ette, aga ta oleks võinud meelt parandada ja ilma selleta läbi saanud. Ja ma usun, et meie eludes on ka selliseid asju, et kui me meelt parandame, siis jäävad meil võib-olla mõnedki sellised raskemad perioodid elus ära. Aga see kuninga tähtsus oli see, et mina ja mulle. Ja see on vaenlase iseloomu tegelikult ilmutus läbi nende, kes hingemaailmast kummardavad. Ja ta püüab alati nendel kummardajad selle ego ülestust. Aga kui sa Jumalat kummardad, siis Jumal ütleb, sõna ütleb nii, et meie peame vähenema ja tema peab kasvama. Ja kui sa vaatad ja kuulad inimesi, siis kui palju kasutatakse kõnepruugis seda sõna mina. Ma mäletan, üks test oli, seal oli testi võetud tavalised inimesed ja need, kes hullumajas viibisid. Ja nad hullumaja patsiendid kasutasid mingi 7 korda, ma hästi ei mäleta, 7 või 9 korda rohkem seda sõna mina. Ja see ei räägi midagi südameseisust. Ja kas ei ole ka praegu nii, et sa pead nii uskuma, kui mina sulle ütlen? Ja seda ei öelda otse välja, aga seda näidatakse. Et see on see, tegelikult see taga on see mina.
kui seda sunnitakse peale ja kui seda teeb ka üksikisik või kirik, siis see käekiri on tegelikult kelle oma. Jeesus ei sunni kedagi, ta ütleb vali. Ja see Nebukadnetsari ebapüha auahnus ja isekus sisaldas soovi valitseda nii hästi ihu, hinge ja vaimu. Aga see on orjus. Ja Jeesus tuli meist sellest orjusest vabastama. Ta ütleb, et kui poeg teid vabaks teeb, siis te olete õieti vabad. Hinge vaenlase tähendab orjusest. Aga see tähendab, et kui me hakkame tema tahtmist tegema, nagu me ka õppetüki tunnis õppisime, siis ta saab meid vabaks teha. Tähendab, ta ootab ka meie osa siin. Ja kui Daniel seletab ära nüüd selle Nebukadnetsari unenäo sellest kuldkujust, ja siis saatan tegelikult õhutab Nebukadnetsarit selle kuju tegema üleni kullast. Sest unenägu oli see, et Nebukadnetsar on see kuldpea. Aga nüüd saatan ütleb, et ei, minu riik on kuni lõpuni kullast. Aga lõpp oli see, et seal tuli suur kivi, lõi vastu jalgu, terve see kuju kukkus maha. Tähendab, see ajaloo lõpetab Kristuse tulek. Tähendas see asi, aga saatan vaidleb sind jälle vastu ja teeb Nebukadnetsari kaudu üleni kullast kuju. See kuju oli kuskil 10-kordse maja kõrgune ja tollel ajal, kui ta oli keset linna, üleni kullast tehtud, kujuta ette, kui päike sinna peale paistis, siis ta ikka hiirlas väga võimsalt. Ja see oli omaette ime ja ta käskis sinna koguneda kõik vasallid või kõik, ütleme, tolle maailma riik ja kõik juhtivad inimesed. Ja kõiki sunniti selle ette kummardama. Ja see asi toimub uuesti siin maailmas. Kui kirik ja riik ühinevad, siis seda nimetatakse metsaliseks ja metsalise ette sunnitakse kummardama surmanuhtluse hirmutamisel, sellepärast, et kui need rahvas oli sinna kutsutud kummardama, siis tehti kõva pillimäng enne, kõva show ja siis oli kummardamine ja 3 meest ei kummarda. Sest neil oli õpetatud kummardama Jumalat ja nad ütles, me ei saa kummardada Jumalat ja mingit kuju või ebajumalat, eks ole. Nii et see sama Paabeli käekiri tuleb ka nüüd lõpus uuesti esile, sest see Paabel ei ole muutunud. Ja täpselt samamoodi, kui tuleb nüüd pühapäeva seadus, milleks on, vist oli 4. juuli, kui on Ameerika 250. aastapäev, on plaan pühapäeva seadus Ameerikas välja kuulutada. Või oli see 4. juuli, ja kui see asi nüüd toimub, siis see läheb üle maailma, nii on meile ette öeldud. Ja see on väga selge märk selleks, et Kristus tuleb tagasi. Ja me teame seda, et seda päeva sunnitakse peale. Algusest trahvidega, pärast sinu vara äravõtmisega nii edasi. Aga need 3 meest, kes ei kummardanud, nad teadsid, et see on taeva Jumala reetmine. Ja väikses plaanis see sama asi toimub ka praegu. Näiteks, kui sinu ette pannakse 2 õpetust, sa tead, et üks on piibelik ja teine on kiriklik. Ja küsitakse, et kumma sa valid? Kas kirikõpetuse või piibliõpetuse? Ja mida siis inimene mõtleb? Kui ma valin enamuse õpetuse või kirikõpetuse, siis ma võin nagu rahulikumalt elada edasi, aga kui ma valin Jumala tahte, siis ma tekitan probleemid.
endale ja teistele. Ja kas niimoodi mõtlesid ka need 3 meest, kes tuleahju visati? Nad ei mõelnud seda. Nad absoluutselt tagajärjed jätsid Jumala hooleks. Nad ütlesid, kui Jumal tahab, siis ta võib meid päästa, kui ei, siis me jääme ustavaks talle. Ja see oli proov. Aga tegelikult selle valikuga valitakse see võim, kelle sa tahad, et milline võim sinu üle valitseb. Kellegile kuuletumine tähendab alati kummardamist vaimalikus plaanis. Tähendab, et kui ma kellegile kuuletun, siis ma kummardan teda. Kui ma kuuletun valeõpetustele, siis ma kummardan tegelikult Lutsiferi. Kui ma kummardan Jumala sõna ette ja viin selle ellu, siis ma kummardan Jumalat. Nii et siin maailmas on ainult 2 isandut. Aga keda ma valin? Selle omaks ma saan. Loeme Rooma 6:16. Eks te tea, et kelle orjaks te hakkate sõna kuulmises, selle orjad te olete, kelle sõna te kuulete, kas patuorjad surmaks või sõna kuulmise orjad õiguse. See on nüüd universumi seadus. See on vaimses maailmas ja see on praeguses maailmas. Tähendab, et kellele ma kuuletun, seda ma kummardan ja selle meelevalla alla ma jään. Aga kui ma olen uuesti sündinud, siis minu sees on saanud eluõiguse Jeesuse elu. Ta on andnud osa oma vaimust meie sisse ja nüüd tema sunnib selle vana loomuse taganema, kes kummardab tegelikult seda teist võimu. Ja jällegi ainult 2 võimalust. Ja kõigepealt see Paabeli torn tihti ehitatakse üles meie südametes, meie meeltes, meie mõtetes. Ja seal Paabeli tornis on vaenlase troon. Mina. Aga Jumala leping, loeme Jumala lepingut ka, Jeremia 31, 33. Vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Jehova, on niisugune. Ma panen nende sisse oma käsuõpetuse ja kirjutan selle neile südamesse. Siis ma olen neile jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Siis üks ei õpeta enam teist ega venda öeldes, tunne Jehovat, sest nad kõik tunnevad mind, nii hästi pisukesed kui suured, ütleb Jehova, sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu. Kes paneb nüüd meie sisse oma käsuõpetuse? Ütleb, mina olen, ütleb Jehova. Ja ta kirjutab meie südame laudadele oma seaduse. Vaata, Iisraelile anti need lauad kivilaudadele, need seadused, 10 käsku. Aga nüüd Jumal tahab kivilaudadelt teha ülekande sinu südamesse, tähendab sinu ellu, sinu praktikasse. Ja siis me oleme neile Jumala. Tähendab, siis on tema meile Jumalaks, kui tema seadused on kirjutatud meie südamesse. Ja mis selle tagajärg on? Üks meel. Üks ei õpeta enam teist ega vend öeldes, tunne Jehova, sest nad kõik tunnevad mind. Kust algas siis Jumala tundmine? Tema seaduste kaudu. Sest ma annan andeks nende süü. Aga loeme järgmise teksti, Jeremia 32 peatükk. Ja mis on selle tagajärg nüüd, kui Jumal saab oma seadusel meie südamesse kirjutada?
Siis on nad mulle rahvaks ja mina olen neile Jumalaks. Ja ma annan neile ühesuguse südame ja ühesuguse tee, nõnda, et nad alati kardavad mind. Kasuks neile ja nende lastele pärast neid. Ja ma teen nendega igavese lepingu, et ma ei loobu tegemast neile head. Ja ma annan neile südamesse minu kartuse, et nad ei lahkuks minust. Ja ma tunnen neist rõõmu, tehes neile head. Ma istutan nad ustavalt siia maale kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Millised võimsad tulemused, eks ole, kui me lubame Jumalal seaduselt kirjutada meie südametesse. Ja see on igavene leping. Ja Jumal tunneb neist rõõmu, tehes neile head. Ja huvitav, et ta ütleb siin, et see puudutab ka meie lapsi. Kui me lubame Jumalal seda teha, siis see puudutab alati meie lapsi, sest juba 10. käsus ta ütleb, et 4. põlveni läheb see edasi meie lastele. Nii et kui me avame südame Jumalale, siis tegelikult lapsed saavad juba siis sellest eeskujust osa. Ja nüüd see tohutu kõrge kuldkuju, mis oli 10-korruselise maja kõrgune, see tegelikult on ka teatud mõttes oikomeeniline kummardamise objekt. Ta praegu on nüüd paavsti poolt, Rooma paavsti poolt, on see algatatud oikomeenia. Ja oikomeenia eesmärk on kõik kirikud ühendada, et uuesti viia nad tegelikult metsalise kummardamisega. Ja kahjuks adventkirik on ka selle oikomeeniaga ühinenud. Ja kes ei ole nõus teda kummardama või sellest oikomeeniaga kaasa minema, see tegelikult ähvardatakse põletada. Muidugi me teame, et selleni ei jõuta enne Kristuse tulekuid, sest märtreid ei tule enam. Kuid see on hirmutamine ja ähvardamine, mis on vaenlase meetod. Ja Piibel ütleb meile, et kõik hakkavad metsalist kummardama, kõik organisatsioonid, kõik kirikud, aga jääb järgi üks jääk ehk väike grupp, kes jäävad ustavaks Jumalale, nii nagu need 3 meest, kes ei kummardanud selle kuldkuju ette. Ja praegu valmistatakse nüüd seda rahvast ette, kes jääb ustavaks Jumalale. Praegu on see ettevalmistusaeg. See ei tule häkki mingisuguse nipsuga, eks. Ja kõik need järgnevad põlvkonnad on tegelikult ju laulnud kiidulaulu selle maailma Jumalale. Ja praegu läbi globalistide ja uue maailma korra kaudu, mida kehtestatakse, on tegelikult täpselt sama suurt. Ja me näeme praeguseid, kas või need sõjad, mis praegu on Iraanis ja ka Ukrainas, seal on sunnimeetmed. Kuidas Ameerika Ühendriigid on võtnud nii-öelda maailma politsei staatuse ja sunnib endale alluma. Aga Piibel ütleb, et ta on tall, aga ta räägib nagu lohe. Ja see, kuidas nüüd Trump räägib ja kõiki juba paika paneb nii-öelda, ma usun, et me võime siit midagi veel lugeda. Nii et on sunnimeetodid nii väärfilosoofiate ja igasuguste valeõpetuste kaudu. Teisest küljest Jumala vaim ei kasuta kunagi ühiskondlikku survet, nii-öelda kirikute õigust, majanduslikke sanktsioone, politsei meetodeid
südametunnistuse sundi, ta ei kasuta neid asju, aga me näeme, kuidas metsaline seda teeb. Aga lähme nüüd edasi, järgmine Baabilon, mis on siin maailmas on olnud, on ja oli, on paavstlik Baabilon. Ja kuidas paavstlik Baabilon nüüd sarnaneb nende eelnevate Baabilonidele. Ja prohvet Danielile näidatakse selle tagakiusamise võimu tõusu, kes sõdis pühade vastu ja just nende vastu, kes jäid Jumalale ustavaks. Loeme Danieli 7:21. Ja kui ma vaatasin, siis seesamas arv sõdis pühadega ja võitis nad. Tähendab, võitis nad ära ja Danieli 7:25-27. Ja ta kõneleb sõnu kõige kõrgema vastu ning piinab kõige kõrgema pühi. Ja ta püüab muuta aegu ja seadust ja need antakse tema kätte ajaks, aegadeks ja pooleks ajaks. Siis kohus võtab istet ja temalt võetakse ära valitsus ja ta hävitatakse ning hukatakse lõplikult. Ja kuningriik ning valitsus ja võim kuningriikide üle kogu taeva all antakse kõige kõrgema pühale rahvale. Tema kuningriik on igavene kuningriik ja kõik valitsused peavad teda teenima ning temale alistuma. Et siin on selle Baabiloni vürsti iseloomulik jälle see iseloomustus. Ta kõneleb sõnu kõige kõrgema vastu ja piinab kõige kõrgema pühi. Kas Jumal on kunagi kedagi piinanud? Ei ole ju. Aga see võim piinab. Ja ta püüab muuta aegu, seadust ja need antakse tema kätte ajaks, aegadeks ja pooleks ajaks. Ja me teame, kuidas see võim muutis, see 3. Paavel muutis hingamispäeva seaduse ja pani selle asemel pühapäeva ehk päikese kummardamise, see tähendab ebajumala kummardamise. Pandi selle asemele. Ja kolmainsus, mis on katoliku kiriku kolmainsus, nad panid 3. jumala sinna juurde. Isa ja poja kõrvale panid 3. Nii et ta kogu aeg on võidelnud Jumala vastu ja ise ennast nagu jumalaks pannud. Tegelikult Lutsifer peabki ennast selle maailma jumalaks ja ta esinebki jumalana. Ja ilmutusraamatus näidati ka Patmose saarel Johannesele, kuidas ka protestantlikud kirikud uuesti ühinevad ema kiriku ehk katoliku kirikuga. Ja protestandid nii-öelda annuleeritakse. Aga loeme ilmutuse raamat 13:3-4. Ja ma nägin ühe tema peadest olevat nagu surmavalt haavatut. Ja tema surmahaav paranes ja kogu ilmamaa imetles jälgides metsalist. Ja nad kummardasid lohet, et ta metsalisele oli andnud selle võimu ja kummardasid metsalist ning ütlesid, kes on metsalise sarnane ja kes suudab sõdida tema vastu. Nii et siin on juttu suurest võimust ja tõesti maailma imestab ja keegi ei julgi nii-öelda tema vastu võidelda, aga 7 ja 8 salmid siit 13. peatükist. Ja temale anti võimus pidada sõda pühadega ja nad ära võita. Ja temale anti meelevald iga suguharu ja rahva ja keele ja rahva hõimu üle. Ja teda hakkavad kummardama kõik, kes maa peal elavad, kelle nimed maailma algusest ei ole kirjutatud tapetud talle eluraamatusse. Nii et kõik need, kes ei ole Jumala eluraamatus, need kummardavad seda metsalist ja märksõna ilmutuse raamatus on pidevalt kummardamine. Ja me enne rääkisime, et kummardamine on kuuletumine. Nii et kellele sa kuuletud, seda sa kummardad. Ja selle religi see
religioonne ülemvõim kestis 1260 aastat ja algas 538 ja lõppes 798 paavsti areteerimisega ja ta viidi pagendusse. Ja selle aja jooksul pidid miljonid inimesed oma usku tunnistama verega. Ja tundus, et saatan hävitab katoliku kiriku kaudu kõik need, kes pidasid Jumala käske ja tunnistasid oma eluga Jeesusest. Kuid see kuratlik plaan pidurdati reformatsiooniga. Ja Jeesus ütles isegi ette seda evangeeliumis. Ja ta ütles, et kui neid päevi ei lühendataks, ei pääseks ükski liha. Ja minu arust täpselt seesama asi kordub uuesti enne Kristuse tulekut, hakkab uuesti see tagakiusamine ja Jumal astub vahele. Ja kui neid päevi ei lühendataks, ei pääseks ka see jääk. Aga Jumal hoolitseb selle jäägi eest, ta pitseerib oma jäägi ja nendele ei tee enam need nuhtlused ja lõpusündmused mitte midagi. Ja praegu ongi selleks ettevalmistusaeg. Aga vaatame nüüd edasi 4. Baabiloni. Ja 4. Baabilon on protestantlik Baabilon. Protestantlikud kirikud on ühinenud uuesti Rooma katoliku kirikuga. Näeme seda selgelt, eriti näiteks Luteri kiriku juures. Uuesti on toodud missad tagasi, mis on tegelikult mõnitav teenistus Kristuse suhtes, sest nad võivad kogu aeg Kristuse nagu uuesti seal risti. Aga seda ei ole vaja. See on nüüd see väline osa. Ja kui me vaatame Luteri pastorite ja preestrite riietust, siis on üsna suur sarnasus katoliku kiriku preestritega. Et enne ei olnud sellist riietus. Ja kõik need teenistused, need muutuvad ja siin oli juttu ka Eestis, et tuua ka Luteri kirikusse tagasi pihitool. Ei tea, kuidas maja maailmas see on edenenud, aga see ühinemine on toimunud ja see oli vist 89. aastal oli see. Ja seda on ette öeldud, et need ühinemislepingud tehakse tegelikult varjus. Ega koostöö liikmed ei tea nendest mida. Teatud ühendust. Ma tahaks lugeda siin viimaste päevade sündmused. Mõned kohad, 108 lehekülg. Kõik, kes ei kummarda riigi dekreedi ees ega kuuletu seadusele, et patu inimese poolt sisse seadud hingamispäeva ülistada ning Jumala püha hingamispäeva päev seega tähele panemata jätta, kogevad rõhumist mitte ainult paastuse poolt, vaid ka metsalise kuju, tähendab protestantliku maailma poolt. Need religioossed organisatsioonid, kes keelduvad kuulda võtmast Jumala hoiatussõnumeid, satuvad suure pettuse küüsi. Nad ühinevad riigi võimudega, et pühasid taga kiusata. Protestantlikud kirikud ühinevad paastliku võimuga, et kiusata taga Jumala käske pidavat rahvast. Kirik pöördub tsiviilvõimu kui tugeva abilise poole, selles ühinevad nii paastliku võimu pooldajad kui ka protestandid. Et see on meile siin selgelt ju ette öeldud ja teine tekst, lehekülg 110. Kui protestantism ja paastus ühinevad, nii et me näeme, et nad on suurem osas ühinenud praegu juba ja kahjuks ka on sirutanud adventkirik oma käe sinna, eks ole, jätavad nende tagakiusamise meetodid kaugelt varju selle, mida omal ajal kasutas Rooma võim protestantide vastu, kui Jeesus Kristuse religioon maailmast peaaegu kadunud oli. Saatanal on tagavaraks
1000 abinõud, ta hakkab neid kasutama rünnakutel Jumala ustava, käske pidava rahva vastu, et sundida neid toimima oma südametunnistuse vastu. Me ei peaks üllatuma millegi üle, mis nüüd aset leiab. Me ei peaks imestama mingite õuduste üle. Nendel, kes oma ebapühade jalgadega Jumala käsku tallavad, on sama vaim nagu juutidel, kes Jeesuse ära andsid ja teda teotasid. Ilma ühegi südametunnistuse piinata hakkavad nad tegema oma isa kuradi tegusid. Tõsised tekstid, aga need on ometi ette öeldud ja me ei saa neid vakka alla panna, et rääkida ainult ilusaid asju, sest see on reaalsus. Ja teatud eelpilt on meil aastast 1844, kui üle maa levis tegelikult äratuskuulutus Kristuse tulekust. Kuigi nad tõlgendasid tollel ajal valesti seda aega, tõi see üle maailma tegelikult üsna suure äratuse, nii et see ulatus isegi Eestisse. Oodati Kristuse tulekut ja eesotsas William Milleriga, eks ole. Aga tollel ajal see häiris ametlikke kirikuid. Nad ei soovinud, et Kristus tuleb tagasi. Neil olid omad plaanid. Neil olid teised huvid. Neile meeldis seltskondlik evangeelium. Ühiskondlik tegevus, muretseti rohkem ilmalike asjade pärast. Ja mis tõi lõpuks religiooni poliitika, kultuurilised eesmärgid, näitused, kontserdid, mis praegugi toimuvad, eks ole. Ja ingel süüdistab siin protestante selles, et ta oma hoorus kiima viinaga on jootnud kõiki rahvaid. Nii et katoliik kirik tegi seda ja tegelikult protestandid jätkasid selle valeõpetuse jagamist täpselt nagu Paabeli. See on Paabeli käekiri. Ja need suured kirikud omistasid vaimulikele huvidele teise koha. Ja sealt nüüd algas protestantliku kiriku langemine sellest ajast, kuni siiamaani on see langemine kestnud. Nad ei ole iialgi pöördunud. Jeesus jäeti ukse taha, nagu see ilmutusraamatu 3.20 ütleb, et vaatama seisan ukse taga ja koputan. Protestantism asendas loomisloo evolutsiooniteooriaga, tuli esile kõrgem kriitika, millega hakati kritiseerima Jumala sõna ja hajutama usku piiblisse. Hakati eitama piibli jumalikku inspiratsiooni. Viimaks ta hakkab ka läbi paavstliku ja Baabiloni õpetuse taas sünni ja läbi oikumeenilise liikumise survestama neid, kes peavad hingamispäeva ja ei pühitse pühapäeva. Ja kui see pühapäeva seadus suvel vastu võetakse, mõelge, need asjad on meil ukse ees. Me ei tea, kas see neil võetakse vastu. Aga kui see Ameerikas vastu võetakse juulis, siis see hakkab üle maailma minema. Ja kõige selle juures me vaatame seda kolmainsuse õpetust, kus on kolmas Jumal sisse toonud tehtud temast kuju ja kummardatakse selle ette. Ja see tähendab pidevat üleastumist tegelikult teisest käsust. Loeme teise käsu. 2. Mooses 20:3-6. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees. Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Jehova, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb lastega kätte 3. ja 4. põlveni neile, kes mind vihkavad, aga kes heldust osutab 1000 neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad.
et siin on selgelt öeldud, et see kuju tegemine, selle ette kummardamine, aga selles õpetuses ongi tehtud 3. kuju ja kummardatakse selle ette, et see on pidev üleastumine sellisest käsust. Ja siis lõpptulemus ongi see, et need inimesed saavad kurjade vaimude elu asemeks ja kõigi rüvedate vaimude ulu aluseks, nagu ilmutusraamat ütleb. Kuid kui me vaatame seda 4 Baabiloni läbi ajaloo, siis kogu aeg maailmas on olnud see jääk, kes on jäänud Jumalale ustavaks. Paavsti ajal olid valdeslased, siis olid Inglismaal jäid inimesed ustavaks. Kogu aeg on olnud need, kes jäid ustavaks. Ja täpselt sama esimese Baabiloni ajal. Ja nüüd viimase Baabiloni ehk protestantliku Baabiloni ajal Jumal praegu sõelub välja selle grupi, kes jääb ustavaks. Ja see on tema kogudus. Need pärivad igavikku ja see kogudus ei lange kunagi. Jäägi sõnum on olnud vastavalt, eks ole, langenud on suur Baabilon. Ja sõna ütleb, et minge temast välja minu rahvas. Loen veel mõned tekstid siin. Viimaste päevade sünn. Ettevalmistus hiliseks vihmaks. Lehekülg 66. Ellen White võrdleb inimeste vaimulikku olukorda, kes olid aastal 1844 valguse hüljanud. Nende vaimuliku olukorraga, kes hülgasid Kristuse ohvri aastal 31 meie ajal. Suur ohver oli toodud ning püha vaim juhtis jüngrite meeled maiselt pühamalt taevasele. Kuid juudid olid jäetud täieliku pimedusse, ometi lootsid nad veel oma kasutute ohvritele. Mulle näidati, et nii nagu juudid lõid risti Jeesuse, nii on ametlikud kirikud löönud risti need kuulutused. Nagu juudid, kes ohverdasid kasutuid ohvreid, nii ohverdavad nad oma kasutuid palveid suunates need sinna, kust Jeesus on lahkunud. Kas keegi vaidleb sellele vastu, öeldes, et Jumal vastab igaühe palvele? Siin tuleb meil vahet teha. Jumal ei vasta nende palvetele, kes kangekaelselt valgust hülgavad. Kui selline isik väidab, et ta saab oma palvele vastuse, siis ei hakka me temaga vaidlema. Ja siin ta ütleb edasi, et ma pöördusin, et vaadata selle hulga poole, kes oli ikka veel kummardunud trooni ümber. Tähendab, nad kummardasid Jumalat, kuid nad ei teadnud, et Jeesus oli sealt lahkunud. Saatan näis ilmuvat trooni lähedusse, ma nägin neid vaatavat üles troonile ning paluvat, Isa, anna neile oma vaimu. Sest aru, kelle käest nad siis paluvad seda vaimu? Saatana käest. Saatan hingas siis nende peale üht ebapüha mõju. Selles oli valgus, palju väge, kuid mitte meeldivat armastust, rõõmu ega rahu. Nii et vaadake, milline pettus. Ja see, need, kes ajavad seda vaimu taga, nagu eriti karismaatilistes kogudustes on, Jumala sõna ei ole enam oluline, vaid just seda vaimu oodatakse ja siis tegelikult see vaenlane annabki selle vaimu. Minu arust adventkirik on praegu teises olukorras, sest meid on kõigi need asjadest hoiatatud. Aga nüüd Jumal paneb rahva valiku ette. Ja kui sellest valeõpetusest ei loobuta, siis tõesti lõpuks see vaim tulebki ja võtab nad üle vägise. Et see on väga tõsine tegelikult olukord. Järgmine tekst on siit lehekülg 131. Kui Ellen White vaatas nägemuses ülejäänud ette valmistamata hulgale,
kuuliste inglit hüüdvad. Valmistuge, valmistuge, valmistuge. Issanda kohutav viha saabub varsti. Ilma vaimuga täitmiseta ei või end Kristuse järel käijaiks tunnistajad vastu seista vaenlase rünnakutele nende ees seisva suures läbikatsumises. Et ilma vaimuga täitmiseta meil on see võimatu. Nii piibel kui issanda sõnumitooja mainivad erilisi valdkondi, millest tuleb püha vaimu saamiseks ettevalmistusi teha. Kõikide nende ettevalmistuse tulemuseks on põhimõttekindel kristlik elu. Enne kui ristida meid püha vaimuga, proovime taevanisa meid, et näha, kas saame elada nii, et me ei teotaks teda. Ära mõtle, et sa võid saada osa suurest vaimulikust õnnistusest, täitmata tingimusi, mis Jumal ise on seadnud. Ja lehekülg 132. Läbi katsumise ja viletsuse päevad seisad ees. Mõningaid, kes keelduvad austamast pühapäeva hingamispäevana, heidetakse vanglasse, mõningaid saadetakse pagendusse, mõningaid koheldakse orjadena. Inimlikule mõistusele näib praegu, et see kõik on võimatu. Ja ta ütleb veel, et kristlased ei julge jätta valvsust ainsastki hetkeks, sest kui nende vaimulik elu ei saa pidevalt toidetud Jumala vaimust, võib saatanat täita oma vaimuga. Nii et Jumal täidab oma vaimuga ja vaenlase soov on täita oma vaimuga. Ja nüüd siin ongi see võitlus, sellepärast need valeõpetused ja pettus ongi tulnud, et me ajaks segi, et me arvaks vaenlase vaimu Jumala vaimuks ja Jumala vaimu lükkaks tagasi. Ja see pettus on väga kaval, sest saatan ongi ju vaim ja tal ei ole mingi probleem seda vaimu mängida. Ja nüüd, kui me paneme kõik üle loomulikku nii-öelda Jumala vaimu arvele, siis me võime väga rängalt eksida. Et see on vaimne maailm. Aga loeme teksti ilmutuse 18:1-5. Pärast seda ma nägin teist inglit taevast maha tulevat ja temal oli suur meelevald ja ilmamaa läks valgeks tema hauhiilgusest. Ja tema hüüdis võimsa häälega ning ütles, langenud on suur Babylon ja on saanud kurjade vaimude eluasemeks ja kõigi rüvedate vaimude ulualuseks ja kõigi rüvedate ja vihatud lindude pesapaigaks. Sest tema hooruskiima viina on joonud kõik rahvad ja ilmamaa kuningad on temaga hooranud ja ilmamaa kaupmehed on tema liiast toredusest rikkaks saanud. Ja ma kuulsin teist häält taevast ütlevat, minge välja temast, minu rahvas, et ei saaks tema pattude osaliseks ja et teid ei tabaks tema nuhtlused, sest tema patud on ulatunud taevani ja Jumal on tuletanud meelde tema ülekohtused teod. Ja paljude ka koguduse liikmete nagu küsimuseks on tekkinud viimasel ajal, et mis see Babylon on. Ja täna me vaatasime, kuidas see Babylon läheb ajalukku ja millised on need Babyloni nähtavad nagu tunnusmärgid. Ja paljude küsimus on, kas adventkirik on muutunud Babyloniks. Ja kuidas siis Babyloni spetsifikatseerida või identifitseerida, sest seal on kindlad tunnused ja kui me vaatame läbi ajaloo need Babyloni, vaatame adventkirikut, ma usun, et meil peaks olema võimalus nüüd ise isiklikult. Mina ei taha seda kellelegi ette öelda, aga igaüks peaks isiklikult seda analüüsima ja mõtlema. Sest ilmutusraamat ütleb, et Babylon on langenud ja
eemaldunud Jumalast. Ja ta ütleb, et tulge välja minu rahvas sellest Babylonist, sest Babylonis on vaim ja sellest vaimust saadakse osa, kui lihtsalt seal ollakse. Aga selle otsuse peab igaüks ise tegema ja neid asju vaatama. Nii et ma loen ühe teksti veel. Viimaste päevade sündmused, lehekülg 33. Ja siin on oluline tekst. Ja pealkiri on juhid, kelle ei ole tarkust, ei kõnele Jumala nimel. Hääl Battle Creekist, mida on peetud nõuandvaks autoriteediks selle kohta, kuidas teha tööd, ei ole enam Jumala hääl. Battle Creekis oli peakonverents. On juba mitmeid aastaid sellest, kui ma pidasin peakonverentsi häält Jumala hääleks. Et need mehed peaksid seisma pühas paigas, mis olema rahvale Jumala hääleks. Nagu me kunagi uskusime, me peakonverents seda on. See aeg on möödas. Ja Ellen White kirjutab seda aastal 1901. Nii et siis juba hakati Jumala sõnast kõrvale minema. Ellen White ütleb, ta ei ole enam Jumala hääl. Ja kui me võrdleme ka adventkirikut ja Jumala sõna, siis me võime ka selle teksti põhjal järeldusi teha, mis on Jumala hääl, mis ei ole. Ja paljud inimesed mõtlevad, et kirik päästab neid. Aga Piibel ütleb meile Apostli tegudes 4.12, et ainult ühes nimes on pääste, ainult Kristuses on pääste. Nii et kõige olulisem on see, et me kasvaksime temaga kokku, temaga isiklikult kokku. Ja kirik on ainult vahend, et tuua meid Kristuse juurde. Aga kui ta tahab inimese enda juurde tuua ja Kristuse juurest kõrvale viia, siis on tegemist millega. Ja kui me vaatame seda, mis on toimunud viimasel ajal adventkoguduses, kus on naiste pastorlus või komeeniaga on kaasa mentud, mis on üle maailma ühinemine, siis see kolmainsuse teema, soovõrdõiguslikkuse tunnistamised, et neid asju on väga palju, ma ei hakkagi kõiki nimetama, aga iga inimene peaks siin oma valikud ja otsust tegema. Ja viimane sõnum on see, et olete võib-olla kuulnud, et jesuiidid annetasid $1 miljon adventkogudusele. Sellest oli terve loeng, ma vaatasin selle loengu ära, aga ma ainult tõlkima $1 miljon. Jesuiidid, mõelge, jesuiidid, ja kuna adventkirik on Ignatius Loyola, kes oli jesuiitide selle looja, eks ole, nad on tema meetodeid õpetanud adventkiriku pastoritele. Aga sellega kaasneb alati vaim. Ja minu arust see on juba väga tõsine asi. Ja nüüd tunnustatakse 1 miljoniga, et seda arendada adventkirikus. Ja kuna mitmed ka juhatuse, adventkoguduse juhtidest on jesuiitide koolid lõpetanud, siis need on ju sõbrad seal. Ja nad ütlesid juba ammu, et jesuiidid on meie sõbrad. Ja sõbrad annavad sõpradele raha ka, aga siis, kui nad viivad ellu nende asju. Ja kuidas vaatame, heidame ka pilgu korraks veel jesuiidi vandele. Kui jesuiidid ka praegu astuvad ametisse, siis neil on vanne. Võib-olla ma loen ise siit kõiki tekste, ma ei jõua lugeda, aga jesuiidid kutsuti ellu selleks, et protestandid hävitada.
mu poeg, seni oled sa olnud õpetatud tegutsema varjatult ja petlikult, katoliiklaste seas olema katoliiklane, protestantide seas protestant, vajaduse korral usaldama kedagi, mitte ning kahtlema kõigis. Sa oled õppinud, et pead koguma taevas saladusi ja andmeid kõigi inimeste kohta, see on kontroll, eks ole. Tungima nende peredesse, nende sõpruskondadesse, nende riigiasutuste, nende valitsusse. Sa pead tungima, eks ole. Sa pead tegutsema nii, et sind ei tuntaks ära. Tähendab, nad võtavad lambanaha endal ümber ja on hundid. Sa pead õppima võtma iga kuju, iga nime, et saavutada eesmärki. Sa pead olema valmis kasutama iga vahendit, mis on vajalik meie püha eesmärgi saavutamiseks. Ja siis on see vande sõna, mida nad peavad ütlema ka praegu. Siin on mina, nimi, eks ole, nüüd teie ees ja kõige väelse Jumala ees tõotan ja kuulutan, et loobun kõigist varasematest truudustest, olgu need kuningale, valitsusele või rahvale, kes ei ole täielikult allutatud paavstile, Kristuse asemikule maa peal. Ma tõotan, et paavst on Kristuse ainus tõeline asemik ja tal on õigus valitseda kõiki kuningaid ja valitsusi. Ma tõotan, et kui võimalus avaneb, pean ma halastamatult sõda, salaja või avalikult kõigi ketsarite, protestantide ja liberaalide vastu, nagu mulle kästakse. Nii et pead seda protestantide vastu ja kui nad on saanud sellised õpetused sisse tuua adventkirikusse ja veel maksavad sellise raha peale, siis millise suund on võetud. Nii et see on lihtsalt hoiatus. Aga kuna see on avalik info, siis seda ilmselt advent.g sees ei panda seda. Aga paraku nii see on. Nii et meil tuleb identifitseerida, mis on Baabilon, kes on Baabilon, mida nad teevad ja mida nad järgivad. Aga loeme veel mõned salmid ilmutuse raamatust. Me oleme küllalt sellist vasakult poolt nii-öelda täna kirjeldanud, aga vaatame paremale poolele. Ilmutuse 2. peatükk, 7. salm, 17. Kellel kõrv on, see kuulgu, mis vaim kogudustele ütleb. Kes võidab, sellele ma annan süüa elupuust, mis on Jumala paradiisis. Kellel kõrv on, see kuulgu, mis vaim kogudustele ütleb. Kes võidab, sellele ma annan süüa varjule pandud mannat ja annan temale valge kivikese ja kivikese peale kirjutatud uue nime, mida ükski muu ei tunne, kui aga see, kes selle saab. Nii et kes võidab ja Jumal on kõik teinud, et meie kõik võidaks. Ta ei tee vahet inimeste vahel. Ja varjule pandud mannat ja kivikese, kus on juba sinu uus nimi. Aga loeme edasi 26 ja 29 salmid. Ja kes võidab ja otsani peab minu tegusid, sellele ma annan meelevalla paganate üle. Ja ta peab neid karjatama raudkepiga, nõnda nagu saviastjad pihuks lüüakse, otse kui minagi olen saanud meelevalla oma isalt. Ja mina annan temale koidu tähe, kellel kõrv on, see kuulgu, mis vaim kogudustele ütleb. Ja jällegi see sõna, kes võidab, saab elu. Nii et ka meie poolne tegevus on siin väga oluline. Aga ilmutuse 3, 5 ja 6. Kes võidab, see riietatakse nõnda valgete riietega ja mina ei kustuta tema nime eluraamatust ja ma tahan tunnistada tema nime oma isa ees ja kõigi tema inglite ees, kellel kõrv on, see kuulgu, mis vaim kogudustele ütleb. Ja jälle, kes võidab ja ka õppetüki tunnis me rääkisime, mida meil tuleb võita. Meie vana loomus tuleb võita ja Kristus
anna meile jõu ja väe, et sa võitu saada, see on meil kõigil olemas. Tuleb see ellu rakendada. Järgmine tekst 11-3. Ma tulen nobedasti, pea kinni, mis sul on, et ükski sinu krooni ei võtaks. Kes võidab, selle ma teen sambaks oma Jumala templis ja tema ei lähe sealt enam välja ja ma kirjutan tema peale oma Jumala nime ja oma Jumala linna nime, uue Jeruusalemma, mis maha tuleb taevast minu Jumala juurest ja oma uue nime, kellel kõrv on, see kuulgu, mis vaim kogudustele ütleb. Nii et me ei saa midagi ära anda. Pea kinni, mis sul on, et ükski sinu krooni võtaks. Tähendab, see tahetakse meilt ju ära võtta. Aga kes võidab, selle ma teen sambaks ja isa nimi kirjutatakse nende otsa ette. Ja tekstid 3:20 ja 22. Vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde ma lähen sisse ja söön õhtust ühes temaga ja tema minuga. Kes võidab, sellele ma annan istuda ühes minuga minu aujärjel, nõnda nagu minagi olen võitnud ja istunud ühes oma isaga tema aujärjele. Kel kõrv on, see kuulgu, mis vaim kogudustele ütleb. Kristus on kutsunud meid võitma, mitte kaotama. Kes võidab, keda kõik on. Ja viimane tekst täna, ilmutuse 21:3-8. Ja ma kuulsin suurt häält aujärjelt ütlevat. Vaata, Jumala telk on inimeste juures ja tema asub nende juurde elama ja nemad on tema rahvad ja Jumal ise on nendega. Ja tema pühib ära kõik pisarad nende silmist ja surma ei ole enam, ega leinamist, ega kisendamist, ega vaeva ei ole enam, sest endised asjad on möödunud. Ja kes aujärjel istus, ütles, vaata, ma teen kõik uueks, ja ta ütles, kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised. Ja ta ütles mulle, see on sündinud, mina olen A ja O, algus ja ots, mina annan sellele, kellel on janu, elu veeallikast ilma hinnata. Kes võidab, see pärib selle ja mina olen temale Jumalaks ja tema on minule pojaks. Aga argade ja uskmatute ja jälkide ja tapjate ja hoorajate ja nõidade ja ebajumala teenijate ja kõigi valelike osa on tule ja väävliga põlevas järves. See on teine surm. Nii et kes võidab, see tähendab ustavaks jäämist Jumalale ja see võimalus on meil kõigil olemas. Nii et hoiame sellest kinni ja lähme edasi. Aamen. Aga tõuseme üles palveks. Kallis taevane isa, me väga täname, et sa oled meile nii võimsad tõotused andnud. Ja sa oled kutsunud meid võitjateks ja võitma. Ja meil on palju tegemist iseenda võitmisega. Aga kui me oleme end usaldanud sinu kätesse, siis see võit on sinu käes. Ja sinuga koos me oleme tõesti võitjad ja sina ei lase meie käest lahti. Ja kuigi siin maailmas on lõpusündmustel on väga pinevad ja vaenlane hirmutab ja püüab meid rünnata nii majanduslikult kui igat pidi ja vaimulikult ja sundida oma märki, tähendab oma kummardamist ja valeõpetuste vastuvõtmist meile peale. Aga me täname, et sina oled juba võitnud vaenlase ja nüüd sa tuled elama meie südamesse oma vaimu läbi ja tahad korrata seda võitu ja me täname selle armu eest. Me täname sinu sõna eest ja palume, et me oleks jõudu seda rakendada, et me lükkaks edasi ja me saaks valmistatud nii, et sina saaks meid pitseerida oma pitseriga, oma vaimuga ja
täita veel ka meie läbi neid ülesandeid, mis sa meile igale ühele oled määranud siin lõpuvõitluses. Me täname selle armu eest ja anname ennast sinule üle, oma pered, oma lapsed ja me täname Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.